Aga täna üks teema, mida kristlaskonnas päris palju räägitakse, on müürid. Et me tuleme vaenlase müüride vastu. Me tuleme tema kindluste vastu ja me võitleme, sõdime. Ja mis mul südamesse tuli ette valmistades oligi rääkida müüridest. Et mis on need müürid ja mis on nende point või mis see nagu tähendab meie jaoks? Mis on need müürid, mille vastu me peame võitlema? Ja kui vaadata oma fantaasias, mõelda selle peale, et need vanad kindlused võib-olla, te kujutate, et Tallinna vanalinn, seal on need müürid. Et mille jaoks olid need müürid pandud sinna? Müürid olid pandud selle jaoks sinna, et kui vastane tuleb, siis ta ei saa sisse. Et kaitsta need, kes valitsevad neid müüre ja seda sisemust vastaste eest. Ja mida müürid veel teevad? Need ka kontrollivad seda, mis müüride sees toimub. Ehk siis, kui müüri haldajale ei meeldi, mis sees toimub, siis võib kedagi välja visata või hoopis kedagi sees hoida. On ju? Ja näiteks üks näide selles on Piiblis apostlite tegudes Paulusega, kui ta on seal Damaskuses ja neile ei meeldi Paulus, tahavad teda ära tappa. Ja siis mis nad teevad päeval ja ööl, umbes mis ta ütleb, see on 9. peatükk, päeval ja ööl, nad valvavad seda linna väravat, et kui Paulus tuleb, tapavad ära. Ehk siis mis nad teevad, panevad Pauluse, mis kristlased teevad, on see, et panevad Paulust korvi sisse ja lasevad ta sealt aknast alla, nii-öelda, et ta pääseb sealt. Aga ehk siis müürid, haldaja kaitseb oma võimu sissetungijate vastu ja ka kontrollib, mis sees toimub. Ja siis tulebki see teemaks, et vaimses maailmas, mis tähendab see, et vaenlase müürid või mis on need saatana müürid, mille sees ta tahab meid hoida ja keda ta tahab väljaspool hoida. Ma usun, et enamusi me suudame nagu juba pildi luua sellest, mida ta tahab teha. Esimene asi on see, nagu Piibel selgelt ütleb, me oleme kas Jumala sulased, orjad ütleb, Paulus ütleb, et ma räägin inimlikus keelest, et aru saaksite. Teises kohas Jeesus ütleb, et ei ole orjad, teete mu lapsed, aga ta ütleb, et teete kas õiglusorjad või patuorjad või saatana, kuradi orjad. Et sellist vahepealset ei ole, see on niisugune karm asi, mida mõelda. Ja siis need, kellel on saatana müürid, on tema orjad, need, kes seal sees on. Ja mida ta tahab ära hoida? Ta tahab ära hoida seda, et Jeesus tuleb müüridest müüri langetama ja vabastama neid, kes on orjuses. See on tema plaan, see on tema point nende müüridega. Ja tema tahab kontrollida, mis seal sees toimub. Kas sellel inimesel on rõõmu? Kurat ei taha seda. Kas tal on lootust homse päeva kohta? Kas ma äkki saan teda mõjutada oma võimuga, et tema sees hoopis terkiks selline kurjus, kibedus? Ja kui see inimene näiteks üritab otsida vabadust, mina panen oma valvurid sinna ette, et ta ei saaks välja, sest tema on minu müüride vahel. Okei. Ja see on hirmus asi mõelda. Ja nüüd me saame aru, miks vahepeal on, et me tuleme saatana müüride vastu. Teine viis, kuidas seda nimetatakse, on sidumine. See ei pea otseselt olema, et keegi on deemoneid täis, aga on müürid, need on sidumised, vaimsed sidumised. Kuidas need tekivad? Need võivad tekkida läbi meie enda pattude. Miks see Piibel räägib pühast elust? Et see ei ole see, et me nüüd, et me peaksime olema eraldatud Jumalale või et me ei peaks pattus elama. See pole see, et kui sa oled kristlane, nüüd sa osaled pühaku rallis, et meil on võistlus siin, et kes on kõige püham. See ei ole see, miks Jumal on kutsunud meid pühadusele. Aga kui me alistume patule, kui me anname sellele ruumi, siis mida Piibel ütleb Efeslaste kirjas või nii, meie süda paadub, see muutub kõvaks. Teisisõnu, kurat hakkab ehitama oma müüre. Mis need müürid teevad? Need hoiavad Jumalat teemal. Tema armastus teemal, tema rahu, tema väge, tema vabadus, teda ise, tema ligiolu. Ja see on kõik väga hirmutav ja mõelda, et kas mul on müürid, kas ma olen seotud, kas mul on vaja millestki vabaneda. Aga kuigi saatan on kuri, ta on võimas
siis tihtipeale me anname talle liiga palju sellist au. Et ta on nii vägev, ma justkui pean kartma vaenlast. Aga see ongi ju evangeeliumi iva, et Jeesus Kristus tuli. Ma loen selle ettekuulutuse Jesaja raamatus. Kas ma saaksin vett? Jesaja raamatus 61. peatükis. Ja see on prohvetlik sõna Messiast ehk siis Jeesusest. Issanda Jumala vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud. Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi. Kuulutama Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kätte maksupäeva, trööstima kõiki leinajaid, andma Sioni leinajale lauba ehte, tuha asemel, rõõmuüli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel, et neid nimetataks õigluse tammedeks, Issanda istanduseks, millega ta ennast ehib. Nad ehitavad üles muistsed varemed, taastavad esivanemate rüüstatud paigad ja uuendavad hävitatud linnad, mis on põlvede jooksul olnud laastatud. Ja siis ta sealt edasi räägib sellist õnnistusest, mis on Jumala lastel, tema omadel, kui Jeesus Messias tuleb. Ja üks asi on see, et kui on need sidumised, need müürid meie eludes, see pole häbiasi. Jumal ei käi ringi, mina ka nagu Jumala, see kogudus, me pole siin pühakute rallis, et kuule, kas sinus on mingi müür või? Ja ma näitan näpuga, oi, ma tean sinust seda, teist, kolmandat. See ei ole Jumala südamehoiak, meelelaad. Nagu Ilka Puhaka meelelaad, soome keeles ütles, aga see pole Jumala meelelaad. Jumal tahab vabastada, ta armastab, ta on otsustanud halastama. Nagu me just laulsime, tema armastus jääb isegi kui me eksime. Ja tema suurim soov ei ole see, et sinu üle kohut mõista, aga sind vabastada, nagu me lugesime. Ja mida me loeme on see, et Jeesusel on antud meelevald. See ongi evangeeliumi iva, lühidalt kokkuvõttes. Jeesus tuli, elas seda elu ilma müürideta, laitmatult, kurat ei saanud väge tema üle. Tema suri seda elu, mida justkui patuori peaks surema. Ta kandis seda lahutust Jumalast, ta kandis seda eemaldatust, ta kandis seda seotust, et me ei peaks seda kandma. Aga üks väga oluline osa evangeeliumist on mis? Et ta tõusis ülesse. Ja mis see üles tõusmine on? Mis see kinnitab? See kinnitab seda, et ta mitte ainult ei kandnud need halvad asjad, aga et ta võttis meelevalla kuraldilt ära. Et meie, kes võtame Jeesust vastu, võime olla vabad. Et me ei pea elama selle seotuse all. See pole selle koguduse kellegi teoloogia, et kui sa oled kristlane, sa pead olema seotud, et sul on lihtsalt mingi rist kanda, et ma ei tea, sina, Jumal on ette näinud, et sul on depressioon või et sul on rahutus või see on lihtsalt sinu rist. Ei, mina ei usu seda. Mida Piibel ütleb? Kui poeg vabastab, siis tõesti vabaks saan. Seal, kus on Issanda vaim, on vabadus. Ja see oli siuke vahepealne 50-50. See on jah ja aamen. Miks? Sest see on see ülestõusmise vägi, mis meie koguduses, mis meie enda üksikisikulises elus peaks väljenduma. Saatan on kaotanud oma võimu. Kui ma olen andnud ja öelnud, Jeesus tule purusta need müürid nii-öelda, siis saatan, see ongi tema, tuleb välja, et tal pole nii palju võimu. Miks? Sest ta on kaotanud. Tema saab ainult võita siis, kui ta saab petta. Kui ta saab moonutada, kui ta saab sind aheldada hirmu alla või mingisuguse jällegi patuahela või mingi südamehoiaku, mingi kibeduse, mingi teise asja all, et ta saaks sind siduda, et sa jääksid ilma. Ja kui saatana müürid Jeesus tõmbab maha ja ainult Jeesus, siis saatan mõtleb, et oi, mida Piibel ütleb? Vaenlane tuleb, et mis? Varastada, tappa ja hävitada. Kui tal ei õnnestu tänu Jeesusele hävitada sind, kui tal ei õnnestu sind tappa, sellepärast et Jeesuse meelevald on nüüd sinu üle ja tal ei ole enam sinu üle võimu, siis mida ta proovib teha? Ta läheb algusesse. Ta pole saanud sind hävitada või tappa, aga nüüd ta proovib varastada. Ja see on üks asi, kui mind kui kristlast ei saa saatan panna põrgu, tal pole minu üle meelevalda. Ja tal pole sinu üle meelevalda. Kui sinus elab Jeesus, sa oled
parandanud meelt ja öelnud, Jeesus, sa oled minu päästja, siis saatanal ei ole meelevalda sind tappa ega hävitada või põrgu visata. Aga mida ta proovib teha ja meis igas ühes aktiivselt, ka meie koguduses, igapäevaselt, suure grupina kui ka üksikisikuliselt on see, et varastada. Mida ta varastab? Ta üritab võib-olla kellegilt varastada rõõmu. Kellegilt ta üritab varastada sellist elujõudu või jaksu. Ma ei jõua enam. Kellegilt ta üritab kuidagi mingisuguse patuahelasse saada, et ta ei saaks elada sellest vabaduses, mida püha vaimus leiad. Ja ta proovib sinna ikkagi nihverdada. Aga nüüd see tulebki Jumala tahtmisele, mida siin samas kuulutuses Jesaajas ütles, et ta tuleb üles ehitama uuesti. Jeesus mitte ainult ei vabasta, ei lõhu need müürid maha. Vaata, tihtipeale on see, et kui müürid on maha lõhutud, siis tekib selline natukene paljas tunne, et nüüd on nagu see linn, ehk siis ma natukene tunnen ennast haavatuna. Vahepeal võib olla mugavustsoon see, et ma kuradi ahelatest võib tunduda, et mul on mingisugune müür ees. Aga kui see lõhutakse maha, siis ma tunnen, et okei, mis nüüd saab? Aga Jeesuse tahtmine pole lihtsalt see, et meie kogudusena et ühe korra purustab müürid maha ja siis jääme nagu öeldakse, beebikristlasteks, jääksime selle piima peale. Aga ta tahab, mida teha? Üles ehitada need varemed, mida mingist ajast meie langemise, meie patu kuradi skeemide tõttu on saanud ära varastada need jumalamüürid. Ja mida siis täpselt sama teooria nagu mõte, kui saatana müürid hoidsid Jumalat eemal ja kontrollisid seda, mis sees toimub, siis nüüd tahab Jumal meie müüre ehitada. Mille jaoks? Et hoida vaenlaste eemal sissetungijat ja ka kaitsta seda ja puhastada seda, muuta seda ja pühitseda seda, mis seal sees on. Aga meie Jumal muidugi ei ole see, kes tahab rõõmu varastada, tema tahab anda rõõmu, ta tahab seda juurde anda, ta tahab õnnistada oma kogudust. Jumal pole lihtsalt kutsunud lihtsalt kuidagi pelgalt teda roomates või põlvili järgi, ta tahab õnnistada, sest me oleme ta lapsed. Ja ta tahab ehitada ka müüre, mis hoiaksid seda õnnistust ja tugevdaksid seda. Ja nüüd ma lähen tänase põhiloo juurde, pikk sissejuhatus, aga see on Nehemia raamat. Paljud võib-olla teavad, aga ajalooliselt oligi olnud see, et Iisraeli rahvas, Jumala valitud rahvas, oli olnud truuduseta Jumala vastu. Ja mis siis juhtus? See, mis oli müüride sees, oli täis ebajumalateenistust, oli täis rüvedust, hoorust, oli täis igasugust jama ja mis see tegi, see polnud see, et Jumal lihtsalt tahtis täiega vihastada, aga nende süda paadus, läks kõvaks. Ja mida Jumal juba ette kuulutas Moosese läbi ja oma prohvetite läbi, kes kinnitasid Jumala sõna Moosesele, et kui te ei ole ustavad, kui te ei käi minu radadel, siis ma pean teid saatma pagulusse. Siis tulevad vaenlased ja saavad teie üle võimu, meelevalla. Jällegi see pole see, et Jumal lihtsalt tahab meid hirmsasti karistada, aga see on see vaimne seadus. Kui me teeme kompromissi, siis see teeb meie südamed kõvaks Jumala väele. Ja siis, mis tuleb? Vaenlane tuleb. Ja samamoodi oli Jeruusalemmiga, nad ei elanud patus ja mis juhtus? Üle pika aja nad ei marandanud meelt ja tulid vaenlased, saadeti eksiili pagulusse, Babyloniasse, Babyloniasse lõunarahvas, Juuda, Jeruusalemm, saadeti pagulusse. Ja nüüd see raamat Nehemia, kus ta alustab, ongi see, et Nehemia kuuleb, kes on siis ise saadetud pagulusse, ta on Babylonias, ta on, mis ta on? Tema on kuninga joogikallajate ülem, ehk siis ta on niisugune auline positsioon ja ta kuuleb oma sõpradelt, vendadelt, kes tulevad Juudamaalt, mis nüüd toimub nendega, kes on jäänud Jeruusalemma, ja tuleb välja, et müürid on maha löödud. Jällegi, kui arvestada seda sissejuhatust, mis ma olen toonud, see on Jumala arm, et need müürid olid maha lõhutud. Muutus pidi tegelikult toimuma. Aga ikkagi, mis juhtub, kui müürid on maha langenud? Jätab sellise tunde, et häbi, ma olen nagu paljastatud.
Ja Nehemia tunneb seda ka. Ja siis ta palvetab Jumala poole, ta parandab meelt, ütleb, et okei, sa oled teinud täpselt oma sõna tõttu, sa oled õiglane, et meid karistada, aga sinu tõotuses oli ka see, et kui me tagasi pöördume, siis sa oled ustav ja sa tood meid tagasi koju. Ja sa ehitad uuesti müürid ja sa taastad oma rahva au. Ja nii juhtubki. Ta on siis kurbuses Jumala ees ja ta palub, et mida ma teha saaks, Jumal. Et taastada, et uuesti saada seda jumalikku ligiolu, au, mis sa tahtsid Jeruusalemmale anda oma rahvale. Ja siis ta läheb kuninga ette, kuningas näeb, et ta on kurb ja küsib sellist küsimust, et mida sa nüüd soovid? Ta saab teada, et Nehemia on kurb oma rahva pärast ja ta küsib, mida sa soovid? Ja nüüd on tähtis osa, et ka Jumal pakub meile nüüd, kui ta on meid vabastanud, ta küsib, mida nüüd sa soovid edasi? Nagu me näeme, kuidas Jeesus tegi imesid, paljud said oma imeteo, said oma vabastuse deemonitest, aga nad haihtusid ära, kadusid ära. Jeesus annab vaba valiku, et mida me nüüd edasi otsustame. Mida sa soovid oma eluga teha? Ma vabastan sind, aga nüüd ma küsin sult, mida sa soovid? Ja see mu soovitus, kui see on sinu koht täna, kui see on minu koht või ükskõik mis eluvalikutes või müüri langetamisprotsessis me oleme olnud, Jumal küsib sult, mida sa nüüd soovid. Võib-olla täna ta vabastab sind, teeb midagi ja siis ta küsib sult, mida sa nüüd soovid ja mida peab tegema. Aga mina palusin taeva Jumalalt. Ja see on väga oluline, Jumal, mida sina tahad, et ma teeksin? Ma olen näidanud oma eluga, et ega ma omast jõust ei suuda, ma mingi hetk langen, vaenlane saab meelevalla. Nüüd ma otsustan ikkagi, ma tahan sinu teed. Sest sinu tee on hea tee, sa oled minu karjane. Sina juhatad mind haljale aasale, nagu Piibel räägib. Ma tahan olla sinu meelevalla all edasi. Ja me peame tulema Jumala juurde alandlikult ja ütlema, et tegelikult ma ei tea, aga sina tead. Sina oled mind loonud, sa oled mind päästnud, nüüd ütle mulle, mida ma peaks tegema. Ja selles loos tuleb välja, mis Jumal paneb Nehemia südamele, et ehitada müüri jälle. Et taastada seda kaitset, mis on juhatatud, mis on Jumala meelevalla all. Ja see, mida ta tahab meie koguduses teha, minu elus teha, meie kõigi elus teha. Ta tahab purustada vaenlase valed, tema müürid, aga nüüd ta tahab ka ehitada müüre. Nagu 1. Peetruse kirjas on kirjas, et me oleme püha preesterkond, me oleme püha rahvas, me oleme elavad kivid, kellest tehakse püha koda Jumala jaoks. No see on natukene sellised sõnad, aga ühesõnaga Jumal tahab meid ehitada. Ta tahab Nõmme kogudust ehitada. Kaitset vaenlase valede vastu ja tahab lisada veel juurde oma meelevalda, oma valitsus, et ta saaks õnnistada. See on Jumala tahtmine, õnnistada. Ja siis ta võtabki ette, Nehemia läheb Jeruusalemma, ta saab südamesse siis müüre ehitada. Ja ta võtab omale mehed, kellega ta hakkab seda ehitama. Ja nüüd on see oluline koht. Nagu ma enne mainisin sissejuhatuses, kui me otsustanud, et me tahame Jumalat järgida, siis saatanal ei ole enam meelevalda siin hävitada ega tappa, aga nüüd ta üritab varastada. Ja samamoodi oli Nehemiaga. Nad otsustasid, et me teeme Jumala tahtmist, me lähme ehitame seda müüri, me elame Jumala auks ja me taastame Jumala õnnistust meie riiki, tema armust, tema abiga. Aga mis kohe seal tekib? Seda kuulavad maavalitsejad, üks Sanbalat ja Toobia, kes olid siis selle Babyloonia siis impeeriumi juhid selle Juudamaa üle. Ja nad saavad kuulda, et kuningas on nüüd saatnud mingi venna, kes nüüd taastab Jeruusalemma. Ja see on võib-olla meie eludes see vaenlane, kes tahab nüüd varastada, ta kuulab sellist asja ja ütleb, et mida nüüd ütled, Jahoronlane, Sanbalat ja Amonlane, ametnik Toobia ja araablane Gesem seda kuulsid, siis nad pilkasid meid, osutasid meile põlgust ja küsisid, mis see on, mida te teete? Kas te tahate kuningale vastu hakata? Ehk siis, kas teie arvate, et teie, kes ise olite eksinud Jumala vastu, te nüüd hakkate Jumala meelevalda esile kutsuma, te hakkate nüüd müüre ehitama, et Jumal võiks valitseda.
Ja see on esimene asi, mida saatan tahab teha. Ta tahab süüdistada ja öelda, et kuule, kes sina oled, kes mina olen, kes see kogudus on, kes tahab varastada, kes tahab hävitada saatana meeleolda ja tahab Jumalale au tuua. Ja mis nad järgmises peatükis ütlevad, on see, et mida need väetid juudid teevad. Kas see peaks neile jääma? Kas nad hakkavad ohverdama? Kas sa teed nalja, et need inimesed, kes hakkasid ohverdama ebajumalatele, nüüd hakkavad elavat Jumalat teenima? Me kõik teame seda lugu. Kuule, Jumal ise on nende vastu olnud ja neid pagulusse saatnud. Kas te teete nalja? Samamoodi on meelus, kurat tuleb valetama, et kas sa teed nalja? Sina hakkad Jumalat teenima või? Kas sina hakkad vabanema oma patust? Kuradi meelevald. No tegelikult me teame seda, et saatanal ei ole meelevalda. Aga ta üritab ähvardada, valetada, sisse pugeda ja mida tahab tekitada uskmatust, hirmu. Ta tahab ära varastada seda õnnistust, mida Jumal tahab anda. Ehk ta tuleb ja ütleb, et kuule sina, kas sa ei mäleta, kui need aastad tagasi sa tegid seda, sa eksisid nii rängalt Jumala vastu, kas sa nüüd arvad, et sa hakkad mingit müüri ehitama, et mina, saatan, ei saa sinu vastu nalja teed? Ja ta hakkab valetama, hakkab survetama, see on esimene asi, ta hakkab häbistama, pilkama, et kes sina oled. Aga mis on see oluline koht siin? Me jääme kiljaks Jumala kutsemusele, mis Nehemia ütleb, taeva Jumal annab meile kordamineku. Ja meie tema sulased võtame kätte, ehitame. Meie, kes võib-olla eksisime Jumala vastu, oleme taastatud sulased. Ma ei ole enam patuari, nagu Rooma kirjas ütleb. Ei ole enam mingit hukkamõistu. Ma ei ole enam sinu meelevalla all, saatan. Ma olen Jumala sulane, keda on kutsutud elama puhtuses, pühitsuses ja Jumala auks ja ma saan olema rõõmus. Ja ma seisan selle peale, mis ütleb, et aga teil ei ole osa, õigust ega mälestust Jeruusalemmast. Ehk siis saatan, sul pole mingit osa sellest, mida Jumal on minu elus teinud. Võib-olla vanasti ma olin seotud, ma olin patus, mida iganes. Aga nüüd Jeesus Kristus on mind päästnud ja tema ülestõusmisvägi on minu sees. Ja sul ei ole mingit meelevalda. Ja mis nad teevad? Hakkavad ehitama. See on erinevates kohtades. Pandakse need müüri esile, erinevad tiimid, ma lugesin neile üle 40 erineva koha ümber Jeruusalemma hakkasid ehitama seda müüri. Ja nad hakkasid seda tegema. Ja nüüd, mida ta ütleb, aga kui Sanballat kuulis, et me müüri ehitame, siis ta vihastus ja oli väga pahane. Jällegi, ta pilkab, ta häbistab, ta ütleb, kes teie olete. Aga siis järgmine etapp. Aga kui Sanballat, ja siis nad ehitavad müüri poolenisti. Pool müüri on ehitatud. Ja siis, ega vaenlane jätta järgi. Aga kui Sanballat ja Toobia, araablased, ammonlased, astodlased kuulsid, et Jeruusalemma müüride parandamine edenes, et maha kistud kohad hakkasid kinni saama, siis nad vihastusid väga. Ja nad kõik pidasid üheskoos vandenõu, et tulla Jeruusalemma vastu sõdima ja temale tüli tegema. Teine asi on see, et saatan hakkab ütlema, et okei, sa oled otsustanud Jumalt järgi, aga nüüd saad mu vastane. Ma hakkan sind ründama, ma hakkan nüüd sinu perekonda ründama, ma hakkan seda kogudust põletama näiteks. Ma saadan oma satanistid, minu teenijad, Jumal andku neile armu, aga ma saadan neid ja ma hirmutan teid, ma tulen teie vastu. Ma olen Nõmme koguduse vastu, te tahate Jumalat teenida. No ma näitan teile, kes mina saatan olen, aga mis siis juhtub? No tegelikult ei juhtu midagi. Nad hüüavad Jumala poole, ütlevad, Jumal, me seisame sinu sõna peale, aga Jumala, mis see ei ütle kordagi, et Jumal, ma ei tea, andis nägemuse või andis, no teises raamatus on seda selgelt. Aga seal on see, et see on võitlus. See on tõde vaimulikus võitluses. Saatanal ei ole meelevalda, aga see on ikkagi võitlus. Mida Paulus ütleb, ma jooksen seda võidujooksu. See on raske vahepeal, kristlane olla on vahepeal raske, sest me elame, nagu Heebrea kiri, et me elame võõral maal. Me ootame oma taevalikku pärimust, on see nii või? Pärangut, jah. Ja sinna, kuni me jõuame, see on võitlus, vahest on raske, vahest on surve. Aga mida Piibel ütleb, me oleme rohkem kui võitjad. Ja siis ta läheb edasi. Mida ta ütleb? Ta julgustab oma inimesi. Ärge kartke neid, mõelge suurele ja kardetavale issandale ja võidelge oma vendade, poegade ja tütarde ja naiste kodade eest.
See on nüüd see pool, kus tuleb kogudus sisse. See jutlus on nii meie üksikisikuliselt kui ka koguduse jaoks. Meil igaüks tuleb võitlusi. Tänu Jeesus ta on loonud oma ihu, oma koguduse, mis ta ütleb, et me koos võitleksime oma vendade, poegade, oma õdede, oma laste eest. Et see pole lihtsalt minu enda asi, minu jumalavaheline usk, aga me oleme kogudus, kogukond. Ja me oleme kutsutud, mis ta edasi ütleb, et nad ähvardavad veel ja siis nad otsustavad, me võtame mõõgad, me paneme varustuse kätte. Ja nüüd oleks võib-olla aega vaadata seda kuulsat salmi Efesuse kirjas. Viimaks veel, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanude vastu. Ta tuleb valetama, tuleb võitlus, aga pange, rüütage ennast, väestage ennast, see on sõda. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Ehk siis see on võitlus, aga me oleme kutsutud koos võitlema kogudusena, rüütatud Jumala poolt antud väega, mitte punnitades omast jõud, see ei tööta. Aga me astume Jumala kutsumisse, me otsustame, et me tahame Jumalat teenida, aga me teame seda ka, et Jumal saab meid aitama. Me omast jõust ei suuda. Aga mis ta läheb edasi, mis on meie sõjavarustus? Seepärast seiske nüüd ja teie niuded olgu võõtatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü. Ehk siis jälle see tõde. Saatan tuleb oma valedega, ta tuleb ütlema, kes sina oled või tuleb ütlema, ma tulen põletan su maha. Aga meil on see tõde. Tal ei ole enam meelevalda minule. Seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Jeesus Kristus on tühistanud saatana vandenõud. Ja ma pean ennast täitma, sellepärast ongi nii tähtis, et me täidame ennast Jumala sõnaga. Mida ta ütleb, siin on ka see, et ja palve anumisega palvetage, enne seda, võtke ka päästekiver ja vaimu mõõk, see on Jumala sõna. Nehemia ja need, kes ehitasid müüri, nad võtsid kätte mõõgad, piigid, relvad. Meie relv on see. Ja sellepärast piibel ei ole lihtsalt kooli kohustuslik kirjandus meile. Aga piibel on meie mõõk. Kui me täidame ennast, sellepärast ongi vajalik, et me võtame seda aega isiklikult oma palvekambris, see on nii oluline, aga ka koguduses, kui me loeme seda ette, et me täidame ennast Jumala sõnaga, sest see on meie relv. Me ei sõdi oma jõuga, aga me sõdime selle tõega, mis siin raamatus, mis elavas sõnas on kirjas. Ja see annab meile meelevalda, ma ei tea, mis olukorrad, finantsprobleemid. Saatan üritab öelda, et kuule, Jumal ei ole su varustaja. Ta hülgab sind. Aga mida piibel ütleb? Ma lähen piibli juurde, võtan oma mõõga kätte ja ütlen, et ei. Ta on öelnud, ma ei hülga ega jäta sind. Otsige esmalt Jumala kuningriiki ja kõik ülejäänud tuleb peale kauba. Ma saan usaldada, ma seisan selle töö peal. See on üks minu relv, selle saatana skeemide ja valetamiste vastu. Ja sellepärast ongi tähtis, ma täidan ennast. Püha vaim ilmuta, püha vaimu abiga alati. Ilmuta mulle oma sõna, tee see elavaks minu sees, et ma seisaks ka raskuse päeval. Vahepeal Jumala sõna natukene korrigeerib asju minu sees, töötab minu südamehoiakus. Aga see on ka selle müüri ehitamine. Et see oleks kaitse. See ei ole lihtsalt see, et me sellise käsu, et see on mingi reeglistik, nüüd elage nii, aga see on, Jumal ju teab, Jumal mõistab vaimset maailma, ta on seda kõike loonud, tema teab, miks on vaja puhtuses, pühitsuses, miks on viimasel ajal koguses sellest räägitud. Sest see on vajalik. Mitte, et Jumal saaks õnnistada, sest me oleme mingit reeglistikku täitnud, aga selleks, et meil oleks müür. Kui Jumal hakkab tegutsema, kui vaenlane tuleb mida iganes tegema. Meil on müür, sest me oleme seisnud ja täitnud ennast ja pannud selle kaitsekilbi, usukilbi. Ja jällegi, tagasi minnes, mis ta ütleb ka, ja palve ja anumisega, läbi selle terve Nehemia raamatu on see, palve anumisega, nad hüüdsid Jumala poole, nad palvetasid ja Jumal tuli appi. Aga siin on see tähtis osa. Kogu püsivugud ja ees palvetiga kõigi pühade eest, mida nad leppisid seal kokku, ma varsti lõpetan, mida nad leppisid seal kokku oli see, et me läheme appi. Müür on suur, aga kui kellelgi tuleb vastane vastu, siis
kõlagu sarve hääl ja me tuleme appi mõõkade ja piikidega. Jumal on kutsunud meid kõiki, seda kogudust, üksteist aitama. Kui ma kuulen, et vend X või Y, tal on raskused, siis ma tulen selle sama mõõgaga, mitte teda pussitama, et kuule, sina patune. Ei, aga ma võitlen tema vastaste vastu, palves, anumises. Ma võitlen oma õdede ja vendade eest. Ja see on väga oluline, mida me täna lugesime ka, et halastajad, õnnis on halastajad, sest nemad saavad halastust. Kui me ei halasta üksteise peale kogudusena ja teeme justkui seda pühakute rallit ja vaatame, et sina teine, kolmas, neljas, siis me vehkime oma mõõkadega, nagu kirurg skalpelliga. Ta ju peab väga ettevaatik, ta ei lähe suvakalt, aga ta vaatab, ta analüüsib. Meie õdede vendadena ka. See on pastori, juhtkonna, diakonite töö, aga võib-olla sinu sõber või keegi lähedane. Sa näed, et ta on vaevas. Jumal paneb südamele palvekoorma tema eest. Või lähed rääkima. Sa ei pea minema õpetama, aga sa lähed julgustama, sa lähed võitlema tema vastaste vastu, mitte tema vastu. Tema vastaste vastu. Ja sa näitad halastust. Sa näitad armu. Sa ei vehi oma mõõgaga. See on Jumala sõna, võib olla valus. No näiteks üks näide selle mõõga vehkimisega on see, et mõni inimene on leinas või midagi. Ja sa hakkad vehkima ja ütled, et okei, ta on leinas. Kõik saab heaks nendele, kes armastavad Jumalat. Ja siis ta mõtleb, et kas sa näed mu olukorda? Ja siis tegelikult, mida püha vaim oleks tahtnud, et saaks öelnud, on see, mis me täna lugesime. Nutke nutjatega. On teatud olukordi, kus vend või õde on maha löödud. Ja tegelikult püha vaim ei taha, et sa nutad temaga, aga õhutab üles ja ütlema talle, kõik saab heaks nendele, kes armastavad Jumalat. Ja sellepärast ongi vaja seda tunnetust. Ma ei vehi oma mõõgaga, aga halastusest, püha vaimu juhtimisest ma palvetan, ma õnnistan, ma aitan, ma toetan nii, kuidas Jumal annab mulle toetada. See ei ole pühakute ralli, aga see on müüri ehitus ja see on meie ühine koguduse kutsumus teenida üksteist selle andiga, vastavalt selle andiga, mida Jumal on meile andnud. Ja me oleme kogukond, me oleme perekond. Me võitleme üksteise eest, mitte üksteise vastu. See on nii tähtis. Sest kui me ei tee seda, mis juhtub? Kogudus paadub, nagu alguses rääkisin. Mitte ainult üksikisikuliselt võib see juhtuda, aga kogudus võib ka paaduda. Kogudus võib ka südamest kõvaks muuta. Sellesama kirikule kirjutab Risto Johannes Paatomuse saarel, ütleb, et te olete teinud kõik õigesti, aga te ei kaotanud esimest armastus. Nende süda oli paadunud. Kas oli see kohtumõistmine? Ma ei tea, mille pärast. Aga kuigi nad justkui tegid kõik õigesti, sama nagu ennem selle mõõga vehkimisega, ma ju kuulutasin sõna talle. Aga kusagilt oli midagi viltu. Ja sellepärast ongi vaja seda armastust, seda pehmust, et vaim saaks kõneleda. Ja on vaja neid müüre, et saatan oma valedega ei saa maha kiskuda. Ja see loo lõpp, Nehemia loo lõpp, mis juhtub? Nõnda sai müür valmis. Eluli-kuu 25. päeval, 52 päevaga. Ja kui kõik meie vaenlased seda kuulsid, siis kõik meie ümberkaudsed paganad kartsid ja langesid vägeva eneste silmist. Sest nad mõistsid, et see töö oli tehtud meie Jumala abiga. Ehk siis saatan on proovinud, ta on valetanud, ta on ähvardanud, ta ka läheb Nehemia valeprohvetitega. Ta teeb igasuguseid asju, et proovida lõpetada seda müüri ehitust. Aga tänu Jumalale selles loos on hea lõpp. Nad püsivad Jumala armus, nad hoiavad kinni. Nad seisavad vastu kuradi vandenõudele, selle varustusega, mis Jumal neile annab. Ja on ka neid hetki, nad ütlevad mingi hetk, et kandja ramm rauge, prügi on palju. Vahest me tunneme ka, minu elus on nii palju prügi. Ma ei saa kunagi seda ära visatud. Minu eelmisest elust, minu paatus, ükskõik mis olukorras sellest müüri langetusest on nii palju prügi jäänud. Kandja ramm raugeb, ma ei jaksa enam. Mida ta ütleb? Meil pole jaksu ehitada müüri, mingi hetk nad ütlevad. Ja vahepeal me tunneme, ma ei jaksa, Jumal, ma olen väsinud. See on nii raske. Sa oled kutsunud mind müüri ehitama, koguduses olema, aga Jumal, mul on raske. Ja vahest on väga raske.
Aga Jumal tuleb appi nendes olukordades oma vägeva käega ja lõpuks, kui me oleme teinud seda tööd ja tuleb välja, et vaenlane ei saanudki tulla ligi, tuleb välja, et tegelikult oli ta meelevald tühistatud, siis tuleb välja, et töö oli tehtud Jumala abiga. Tuleb välja, et Jumal on tegelikult kandnud mind. Ma tean seda ise ka, Jumal on mind kandnud siis, kui ma olen mõelnud, nüüd ma ei saa enam edasi minna. Siis mõned kuud hiljem ma vaatan tagasi ja mõtlen, et aga Jumal kandis läbi. Ja meil on kõigil oma olukorda, võib-olla seesama võitlus oma pere eest, laste eest, töö eest, oma enda pühitsuse eest Jumalale, oma suhte eest Jumalaga. Kõik need erinevad raskused, mis on olnud, need müürid, mis vajavad langetamist. Jumal tuleb appi. Ja me võtame aega, aga ära mine minust mööda, tead seda on ju? Et võiks laulda seda, aga ennem, kui Tõnu mängib klahvi vahepeal, siis võtame aega, tõuseme püsti ja oleme lihtsalt Jumala ees ja vaikselt klaverisaatel ole palves, ole palvemeelsuses. Palu Jumalat, sina tead ise, mida Püha Vaim, ma usun, et Püha Vaim nüüd näitab sulle, mis on need osad või mis on need müürid, mis võib-olla on saanud meelevalla sinu elu üle, mida valitseb vaenlane. Püha Vaim võib-olla julgustab sind täna. Et kui sa lahkud siit, siis kandja ramm ei ole raugenud, vaid Jumal on temaga. Võib-olla Jumal paneb sul südamele kellegi eest palvetada. Oma kambris või siin samas. Püha Vaim liigu, ma palun.